Tere tulemast Eesti Lennuakadeemia avatud uste päevale. Täna teeme koos reisi mööda Lennuakadeemia õppehooneid ning näitame teile, milliseid põnevaid erialasid saab Lennuakadeemias õppida. Kahjuks me näost näkku kohtuda ei saa, kuid võtame teid virtuaalselt endaga tuurile kaasa. Minu nimi on Patrik Sebastian Unt ja õpin õhusõiduki juhtimise eriala teisel kursusel ning lisaks seisan tudengite heaolu eest üliõpilasesinduse esimehena. Ja mina olen Keete Suurraid, olen teise kursuse lennuliiklusteeninduse tudeng. Niisiis, meil on siin tulevane lennujuht ja piloot. Loodame, et meie tänane koostöö on täpselt sama tõhus nagu lennundusmaastikul, sest tegelikult üks ilma teiseta funktsioneerida ei saaks. Tänase ürituse lõpus loosime välja kõikide registreerunute vahel 3 väga vinget auhinda, kuid need nimed teeme teatavaks laivi lõpus. Neile, kes on juba ammu unistanud Lennuakadeemiasse õppima tulekust, soovitame juba praegu registreerida eeltestidele, mis on ideaalseks võimaluseks sooritada sisseastumiseks vajalikud katsed enne avalduste esitamise perioodi. Kes veel kahtleb kooli või eriala valiku suhtes, siis tänane ringkäik mööda Lennuakadeemiat annab kindlasti teie küsimustele ning kõhklustele vastused. Kes soovib olla rohkem kursis Lennuakadeemia tegemistega, kindlasti jälgige meid Facebookis ja Instagramis. Aga nüüd siis alustaksimegi oma ringkäiguga. Meie esimeseks vahemaandumiseks saab olema meie selja taga asuv hooldushangaar. Lähme! Tere, Madis! Räägi meile natukene, kes sa oled ja kus me praegu asume? Tere tulemast Eesti Lennuakadeemia õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppehangaari. See hangaar on, või seda hangaari võib lugeda siis selleks lennukite sünnihalliks, ehk siis kus me tegelikult õpimegi õhusõidukeid ehitama, neid kokku monteerima ja loomulikult ka hooldama. Ja see hangaar ongi siin mõeldud siis meie tudengitele praktiseerimiseks, kus meie üliõpilased saavad lihvida oma oskusi, saavad harjutada ja valmistada ette päris lennundusse liikumiseks. Ma näen, et meil on siin äge puitkonstruktsioon, et milleks see on? See ongi üks meie õppeosa, et kus me õpime siis lennukeid valmistama, et nii nagu see eriala ütlebki, eriala nimetus ütleb, et õhusõiduki ehitus, et see ongi see algfaas, kus me tegelikult õpime siis tiibasid, õhusõiduki keret valmistama. Ja see ongi üks näide selle kohta, et kuidas on võimalik puidust lennuki tiib ja lennuk valmis teha. Ja meie kopeerimegi siis 30ndatel aastatel Eestis ehitatud ja valmistatud õppelennukid PTO4. Et selline meie projekt siin on ja liigume siis puitkonstruktsiooniga õhusõidukist juba suuremate ja kaasaegsemate õhusõidukite juurde. Väga vahva. Jaa, räägigi meile, mis lennukid meil siin selja taga siis asuvad? Meie hangaaris praegusel hetkel on esindatud 2 õhusõidukit, üks nendest selline ühemootoriline privaatõhusõiduk Piper PA28 ja seda õhusõidukit siis pigem kasutataksegi privaatlennunduses või eralennunduses ning sellise suurusega õhusõidukeid leiame ka siis meie piloodiõppes. Teine õhusõiduk on 2 reaktiivmootoriga varustatud Learjet 25B. See lennuk on siis mõeldud juba äriklassi reisijatele ehk siis sellistele jõukamatele inimestele, kes punktist A punkti B ei soovi mitte auto või bussiga sõita, vaid kasutavad juba sellist kiiremat sorti õhusõidukit. Mõlemad lennukid siin meie juures on mõeldud õppe eesmärgil, ehk siis nad on iseenesest täiesti lennukõlblikud, need lennukid on täiesti korras ja me proovimegi siis läbi selle praktilise tegevuse siin hoida neid õhusõidukeid täiesti lennukõlblikud. Milliseid töid siin hangaaris veel tehakse peale nende lennukite remontimise ja näiteks lahti ja kokku siis panemise? Õpime kõiki selliseid lihtsamaid käsitööoskusi, töötleme lehtmetalli, koostame komposiitmaterjale, tegeleme puitkonstruktsiooniga, kõik sellised inseneri algõppe moodulid ehk siis treimised, freesimised, lehtmetallid, komposiitmaterjalid, mõõtmistehnikat ja sealjuures ka kindlasti kaasaegsemat elektroonikat siia juurde, natukene ka programmeerimist. Ma näen, et meil on siin lisaks lennukitele ka üks vahva selline, see peaks olema gaasturbiinmootor äkki või? Just täpselt, tegemist on gaasiturbiinmootoriga, ehk siis suures ärilennunduses kasutatavad jõuallikad ongi just seda tüüpi masinad.
Meil on võimalik siin teooriaõpet natukene paremaks muuta just seetõttu, et meil on võimalik nendesse mootoritesse ja jõuallikatesse sisse vaadata, ehk siis süvitsi minna ja otsida, uurida neid komponente, mida me võib-olla vaatame ainult slaidi pealt, siis nüüd me saame tegelikult ka tulla siia ja uurida täpselt selle mootori ehitust, siseelu ja seda, kuidas ta täpselt töötab. Aga kuhu meie tudengid saavad edasi tööle minna peale selle eriala lõpetamist? Peale eriala lõpetamist on võimalik tudengitel liikuda nii Eestisse kui välismaale. Et Eestis on meil suurimatest ettevõtetest Magnetic MRO, saab ka riigisektorisse minna, piirivalve lennusalk näiteks, kes on huvitatud siis kopterihooldusest, väiksematest hooldusorganisatsioonidest, Pannaveatic Maintenance, Aerohooldus, Nordic Aircraft Service, on lisandunud meile juurde ka veel X-Fly, on meil lisandunud juurde Fort Aero, nii et väga palju selliseid ettevõtteid, kuhu tudengitel vastavalt oma soovile liikuda on, nii Eestis kui ka siis välismaal. Ja kuna ma just rõhutaks ka välismaal, et meie õpe on tegelikult rahvusvaheliselt sertifitseeritud, ehk siis meil on võimalik liikuda ja edasi praktiseerida ka väljaspool Eestit. Just, et üks osa praktikast toimub kohapeal koolis, aga kas teine osa on võimalik ka näiteks minna praktikale kas välisriiki või siis Eestisse kuhugi firmasse? Ja 4. õppeaastal ongi meil praktika tegelikkuses ettevõttes ehk siis reaalselt lendavate õhusõidukite peal. Meie eesmärk ongi siin Lennuakadeemias kõigepealt baasoskused selgeks õppida, anda üliõpilase julgus liikuda siis suurde lennundusse, päris lennundusse ja 4. aastal tõesti siis üliõpilased praktiseerivad juba reaalselt lendavate õhusõidukite peal. Aga kui mina oleksin nüüd huvitatud tulema õppima lennundustehnika eriala, siis mis mul abiks tuleks, mida ma saan juba hetkel teha, et silma paista näiteks? Kindlasti matemaatika, et igasuguste inseneriteaduste ja insenerialade puhul matemaatika, füüsika on need asjad, mida me siis ootame ja mida võiks harjutada ja kindlasti tehniline taiplikkus ka. Et igasuguste tehniliste kirjanduste lugemine ja süsteemide uurimine, et see toob alati kasu. Ja vist ei tohiks ka karta, et näpp läheb natuke õliseks. Ei, absoluutselt. Et kindlasti seda tehnikat kui sellist ei tohi karta. Et see lennundustehnika hooldus iseenesest on puhas, et ta ei ole nii õline, kui ta võib-olla välja paistab või kunagi on teda presenteeritud. Aga jah, kindlasti ei tohiks mutrivõtmeid karta, kindlasti ei tohiks tehnikat karta. Küsin ka korra viimase küsimuse, et kui ma näiteks tahan kindlale näiteks ütleme rubriigile või siis sellisele näiteks ainult mootorid või ma neis spetsialiseeruda, et kas see on võimalik või tehnikuna peaksin oskama ikkagi tervet lennukit parandada? Meie anname siin baaskoolituse, et anname kõike, anname mootoreid, õpetame õhusõidukeid, nii suuremaid, väiksemaid, aga edasi on võimalik spetsialiseeruda vastavalt õhusõiduki suurusele, väiksed õhusõidukid, kolbmootoriga õhusõidukid, kopterid, suured reaktiivmootoriga õhusõidukid, pluss veel ka siis elektroonika, avioonika. Ja loomulikult, kellel on huvi töötada ainult mootoritega, siis selle haridusega saab ka puhtalt mootorite hooldusinseneriks liikuda. Jaa, aga suur aitäh sulle, Madis! Aitäh teile! Jaa, me hakkamegi siis nüüd vaikselt edasi liikuma õppejoone suunas. Aitäh! Ning suunas. Tulge meiega kaasa! Just. Kete, me tegelikult ei ole ju praegu üldsegi veel Lennuakadeemia territooriumil, et kas sa oskaksid paari sõnaga kirjeldada, et kus me tegelikult üldse asume praegu? Jaa, et tegelikult me hetkel asumegi Tartu lennujaama alal, kus siis liikumiseks on vaja kõigil eraldi luba. Selle loa saavad üldjuhul kõik meie piloodid ning ka tehnikud, sest nende praktika suures osas toimibki kõik siin samas lennujaama alal. Just, ja kui kõik läheb nii nagu plaanitud, siis ka mina peaksin selle loa varsti saama, sest juuni lõpus juba ootab mind lennupraktika. Aga kuidas oma eriala valikuni jõudsid? Räägi. Mina olen tegelikult olnud lennundusfanatt juba väiksest poisist peale ja see on nagu progresseerunud läbi aastate ja ma arvan, et ma olin kuskil 8. ja 9. klassis, kui ma tegelikult teadsin juba kindlalt, et ma tahan Lennuakadeemiasse õppima tulla, sest tegelikult on ju ainuke koht, kus üldsegi seda võimalik on teha Eestis ja pealegi on seda võimalik teha tasuta, mis on nagu väga-väga suureks plussiks, et teistes Euroopa või siis ka väljaspool Euroopat tegelikult seda tasuta väga teha ei ole võimalik. Selles mõttes on see nagu väga hea eelis ja
ma terve gümnaasiumi vältel tegelikult keskendusingi sellele, et paista nagu sisseastumisel silma. Käisin töövarjuks Nordicas, sain lennata Tallinnast Vilniusesse ja tagasi kapten Klaus Kuuse töövarjuna, siis nägin siis piloodi tööpõldu ja see kindlasti andis mulle selle viimase tõuke selleks, et ma Lennuakadeemiasse õppima tuleksin. Lisaks käisin tudengivarjuks, siis vabatahtlikuna Eesti lennunduspäevadel ja võtsin erinevaid Lennuakadeemia täiendkoolitusi, täiendkursuseid, mida on võimalik siis kõikidel, kellel on selle vastu huvi, seda teha. Väga põnev lugu iseenesest ja nii varasest east juba sihuke suur tahe ja motivatsioon, et see on väga imetlusväärne. Kuid nüüd me liigumegi välja lennujaama aladelt ning võtame suuna siis õppehoone poole. Näe, meil on vastu tulnud Eesti Lennuakadeemia logodega auto. Vau! Ja, et lähme siis... Suur aitäh! Oho, lähme siis aga sisse ja hakkame Lennuakadeemia poole sõitma. Nii, turvavööd kinni, safety first, nagu öeldakse. Ahah, nii, Lennuakadeemial on siis oma elektriauto, millega sooritatakse siis väiksemaid ja suuremaid töösõite. Lennuakadeemial on ka oma keskkonnapoliitika. Oho, võttis kohe vesistama, jah? Ja, et meie koolile on hästi oluline, et me jälgiksime igasuguseid keskkonna säästlikkuse võimalusi, et meil on prügisorteerimise majandus on väga jõus ja väga suurelt, et kõik tudengid ning ka õppejõud annavad enda poolt parima, et kõik saaks ikka korralikult sorteeritud. Just, ja meil on ka väga nutikas koolimaja, et meil on suhteliselt uus koolimaja, natukene üle 10 aasta vist vana. Ja meil on väga nutikas ja selline hästi lahendatud koolisüsteemid. Meil on näiteks 1,5 tunni jooksul vist vahetub klassiruumis õhk 2-3 korda, see tähendab, et meil on garanteeritud kogu aeg piisav hapnik seal. Siis meil on veel näiteks meetses kraani otstes on sellised aeraatorid, mis segavad vett ja õhku, mis siis tegelikult vähendavad veekulu ja nagu ka Keet enne mainis, siis jah, meil on prügisorteerimine väga nagu hinnas ja meil on ka oma komposter koolis, et me komposteerime kõiki biolagunevaid jäätmeid. Ja ning samuti just hiljuti meil vahetati ka kraanid välja, mis võimaldab kõikidel tudengitel mugavalt oma enda pudeleid täita veega, et ei oleks taas nagu korduv kasutada pudeleid, saaks siis kasutada. Just. Aga me olemegi jõudnud Lennuakadeemia ette. Just. Ja lähme nüüd tutvume lähemalt meie õppehoonega. Just nii. Et siis sellise toreda faktina teile, et meie koolimaja tegelikult on siis tiiviku ehk propelleri kujuline. Just. Ja nagu te võib-olla olete ka tähele pannud, siis meil on seljas Lennuakadeemia siis kirjaga pusad, meil on ka väiksed rinnamärgid siin, et Lennuakadeemial on tegelikult väga palju enda sellist nii-öelda mörtsi või nänni, nagu öeldakse. Ja meil on näiteks teised niisugused hoodid, kus meil on ka pusad, või noh, siis pusadel on ka kapuutsid, siis meil on dressipüksid, meil on termopudelid, meil on kaamerakatted, meil on väga palju igasugust sellist lennuki ja Lennuakadeemia sümboolikaga siis meeneid. Ja tuletan ka meelde, et juba selle laivi lõpus me siis loosime välja kõigi registreerijate vahel siis 3 sellist meenete kotikest, kus te võite eelnevalt nimetatud meened siis ka endale võita. Just, aga liigume edasi meie C-tiiba, kus siis loodamegi teile rohkem näidata. Äkki näeme ka mõnda loengut või juhuslikult peaks toimuma? Mis see C-tiib, C1 tiib Keet endast kujutab? Mis siin üldse võib leida? Siin C1 tiivas on meil meie arvutiklass, siin on rühmatööruume, siin on ka palju tavalisi loenguklasse ning siin on ka enamjaolt meie lennundustehnika eriala õppejõudude siis kabinetid. Ja meile teadaolevalt peaks üks loeng täna ka siin sees olema, läheme vaatame, mis toimub.
see on vist vale klass. Lähme edasi. See on väga ebatavaline. Oi, näed, üks lennuk siin, lennutame sellega. Vat. Jah. Lähme otsime selle õige klassi üles. Kas see oli C106, mitte C102? See on vist siin vasakul pool, vaata. Peaks olema, jah. Nii. Lähme vaatame siis. Tere, Eliise. Kas me võime korraks segada? Meil on avatud uste päeva ringkäik. Ma teeks väikse sellise intervjuu küsimuste voori. Võime korra segada. Teeme mitte pausi. Kes tahab, võtke mikrofon ka sulle. Võtan selle siis ära. Palun. Tere. Nii, aga mis loeng sul siin hetkel siis käimas oli? Meil on projekti ja tulemusjuhtimine. Jah, just nii. Et mis eriala sa õpetad või siin õpetatakse? Meil on siin segu, kõikide erialade esindajad on koos. On kõik koos? Ehk siis kõik saavad natukene sellest? Kõik saavad ikka täismahu selles suhtes. Aga lisaks veel enda eriala. Jah. Nii, natukene võib-olla sellist lennunduskorralduse erialast, et lühendina siis AM, see on siis Airline Management, jah? Aviation Management. Aviation, võt, jah. Mina olen piloot, mina neid kõik asju ka ei tea. Et mida õpitakse sellel erialal? Aviation Management või AM või siis lennunduskorraldus erialal õpetatakse segu majandusest, lennundusest, ettevõtlusest ja siis nipet-näpet ka kõike muud sinna juurde. Kuhu pärast Lennuakadeemia lõpetamist tööle saab minna? Peaaegu igale poole. Selles suhtes meie eriala muidugi keskendub nendele töökohtadele, kus siis mingisugune lennundustausta olemasolu oleks vajalik või soovitatav. Eriala või ettevõtteid ja töökohti väga palju. Me räägime riigisektorist, erasektorist. Näiteks võivad olla näiteks Tallinna lennujaam. Kõik muud lennujaamad. Lennundusettevõtted. Hõlmab ka välismaad ja absoluutselt ka. Et meil on väga suur rahvusvahelistumine, eks? Just. Küsin ka korra praktika kohta, et kas praktikat on võimalik ka teha õppe siis jooksul? Ja praktika on kohustuslik osa. 27 ja appi kõrghariduskeeles, see tähendab 1-2 suve. 2 suve peaksid need käima praktikal. Ise valivad koha, kuhu tahavad vastavalt, mis siis eriala suund neid huvitab, et kes tahab minna tehnika poolele, kes tahab minna turundusse, kes tahab minna seadustega tööd tegema. Kus meie tudengid on näiteks käinud viimasel ajal? Ma arvan, et sa võid küsida kohe meil siit saalist. No nii, kes on käinud kuskil praktikal? Ingrid äkki tahab kommenteerida. Tallinna lennujaamas siis erajärgi lennundusega tegelemas. Ja tere siis. Tallinna lennujaamas ja näiteks erajärilennundusega tegelevas ettevõttes Diamond Sky. Olen seal olnud nii tegevjuhi assistent kui siis ka turundusvaldkonnas ja olen ka meie koolis turundustööd näiteks teinud. Maritel on ka väga ägedaid praktikakogemusi. Tere ja mina olen käinud ka 2 praktikal. Käisin suvel X-Flies praktikal ja nüüd sellel sessi perioodil talvel käisin lennukite hoolduses tegeleva ettevõttega, milleks on Magnetic MRO. Mõlemas olin turundusosakonnas, aga selles suhtes turundusosakond on hästi suur ja lai, et lõpuks sa saad kõikide osakondadega tuttavaks ja nendega koostööd teha. Nii et ülisuure kogemuste pagasi saad ja väga suure lennundusseltskonnaga saad tuttavaks. Kas see on aidanud ka sul kuidagi leida seda, mida sa tahaksid pärast kooli teha? Et kus töötada näiteks või millise seltskonnaga või millises valdkonnas täpsemalt? Ma olen nüüd aru saanud, et kuhu ma ei taha jääda. Selles suhtes on praktikad hästi kasulikud, et need aitavad sulle ennast leida. Et isegi kui sa alguses midagi tundub väga meeldivat, siis võib-olla praktika käigus sa saad aru, et see ei ole ikka see, aga samas asi, mis sulle võib-olla alguses tundus, et üldse ei sobi, sa võid leida, et see ongi täpselt sinu eriala. Väga hästi, võtan selle mikrofoni ka. Küsiks veel Eliiselt viimase küsimuse, et miks ma peaks tulema õppima lennunduskorralduse eriala? Mis teeb selle eriliseks, mis teeb selle ägedaks?
ma arvan, et see on taas tegelikult küsimus tudengitele, ilmselt te oskate paremini vastata, aga kuna ma olen ise ka lõpetanud, siis on ilmselt kohane ka mul seda vastata. Mis teeb selle ägedaks? Ägedaks teeb see valdkond ise, ägedaks teeb see seltskond, kellega me siin koos oleme, igapäevased tegevused, erialased suunad. Ja. Meie ise, ma arvan, teemegi seda tegelikult väga ägedaks. See entusiasm ja see entusiasm ja särasilmsus, millega lennusentusiastid tegelevad ja töötavad, et see on ma arvan, väärt seda, et olla see osa suuremast lennundusest. Vähem kui poole aasta pärast on sisseastumised väga teemas, et kui ma tahan nüüd tulla lennunduskorralduse erialale, siis milleks ma pean olema valmis? Sa pead olema valmis selleks, et sa teed lühikese testi, erialase testi, seal ei ole midagi keerulist, seal on natuke loogika, matemaatika, füüsika ülesandeid. Eelteadmised lennundusest on alati kasulikud, aga see ei ole nagu põhiasi. Siis on intervjuu, seal me vestleme üldistel teemadel, räägime motivatsioonist, räägime lennundusest, räägime muust põnevast. Ja õppima peab üldse nagu hästi. Ei ole midagi keerulist. Kas ma saan selleks enne midagi teha ka, et näiteks paremini silma paista? Absoluutselt. Lennuakadeemia pakub ka väga palju erinevaid kursusi ja neid võiks kindlasti osaleda sissejuhatust lennundusse ja muud selliseid asju. E-kursused. Need on need kursused, millest ma rääkisin ka enne oma siis, et miks ma tahtsin nagu õppima tulla. Need on kindlasti väga suureks plussiks, et väga soovitame. Aga suur aitäh sulle, Helise, ja me laseme sul oma loengu juurde tagasi tulla. Me ei hoia sind rohkem kinni. Aitäh! Nii, ja meie võtamegi nüüd suuna ülesse korrusele, kust me leiame enda kooli sidelabori ülesse. Mainiksin veel seda, et hetkel tegelikult sellised kohapeal loengud olukorra tõttu on raskendatud, et meil toimuvad tegelikult ainult praktikad ja sellised seminarid, mida ei saa nii-öelda kodustes tingimustes läbi viia. Et me oleme harjunud tegelikult olema hästi palju Zoomis praegusel ajal. Aga tavaliselt, kui on selline normaalne olukord, siis meil ikkagi klassid on nagu õpilastest täis. Ja nagu te märkasite, meil on hästi pisikesed klassid tegelikult. Et see on nagu meie kooli võib-olla üks kõige suuremaid plusse, et meil on hästi vähe inimesi ja hästi nagu mõnus on õppida. Nii-öelda seltskond siin kõik, aga minu paremat kätt jääbki meie sidelabor. Just, ma lasen see siia aitäh, suur aitäh. Nii, ning kuhu me jõudnud oleme? Nii, tere Nele, palun. Et räägi meile, et kes sa oled ning mis ruumis me nüüd asume? Mina olen Nele Tootsi, CNS koolitusjuht ja lektor ja me oleme jõudnud Lennuakadeemia sidelaborisse ja mis me siin teeme? No sina räägi mulle, sest ma olen siin küll, ma arvan, et ühe korra vist varem käinud või niimoodi, et alustame sellest, et mis eriala tudengid siin siis enamasti käivad? Enamasti käivad siin siis side- ja navigatsioonisüsteemide eriala üliõpilased ja need on siis peamised, aga satuvad siia ka siis piloodid, lennujuhid peamiselt, et lennundusettevõtte teema pigem vähem. Okei. Mida siin õpitakse, mis need masinad siin on, millega siin tööd tehakse, sest siin tundub neid päris palju ja päris selliseid omanäolisi olevat, et teistes loenguklassides ei ole selliseid. Ja see on meil praktiline õppebaas, kus me õpetame siis mõõteseadmeid ja kõige olulisem siin siis igasugused raadiomõõtmised. On meil siin siis sellised õppeotstarbelised töökohad, mitu komplekti, et saame siis siin toimetada spektrianalüsaatoritega, signaaligeneraatoritega ja teiste siis seadmetega, mis on vajalikud ja proovime siis jälgida võimalikult seda, et oleks seadmeid, mida lennunduses kasutatakse ja oleks siis tehtud selliseid mõõtmisi, mida lennunduses on oluline teha. Aga see ei ole labori ainuke kasutus, et meil toimuvad siin ka programmeerimise praktikumid, meil on siin väike selline elektroonika, jootmistöölaud, et meil selliseid praktilisi töid siin elektroonika vallas ka natuke teostatakse. Pluss on meil siis veel füüsikalabor ja füüsika siis laborit tehakse ka siin
ehk juba tegevustes puudu ei jää siin nagu klassis, ma sain aru, et kõike on ikka väga palju. Aga kuhu meie tudengid saaksid tööle minna, kui need lõpetavad selle eriala? Sidenavigatsioonisüsteemide eriala lõpetanud, nendest võivad saada siis näiteks sideinsenerid, navigatsiooniinsenerid, seireinsenerid, et 300 põhivaldkonda, mis meie selle eriala lühendi CNS, Communication, Navigation and Surveillance taga siis ka peitub. Ja nad asuvad siis tööle erinevatele ametipostidele ja peamiselt siis kõige suurem tööandja on meil õhuvägi, aga ka lennujaamad, lennuliiklusteenindus, see sektor. Aga meie lõpetajad on selle poolest ka tuntud, et nad alati lennundustes ei lõpetagi, et mõni leiab endas suurema huvi infotehnoloogia või telekommunikatsiooni laiemalt või ka elektroonika vastu ja hoopis jätkab seal, et haridus iseenesest võimaldab nagu sellist laiemat töötulule siirdumist ja ei piirdu ka ainult Eestiga, et tegelikult eriala hõlmab endas ikkagi rahvusvahelise regulatsiooni koolitust ja seetõttu on võimalik siis asuda tööle ka välismaale. Kas õpingute ajal on ka võimalik kuhugi praktikale minna või kas seda Eestis teha või välismaal, kuidas sellega lood on? Praktika on meil õppekavas kohustuslik osa ja praktikale me nii koolis tehtavale praktilisele tööle kui ka ettevõtete praktikale paneme väga suurt rõhku ja kindlasti päris suures mahus on siis seda praktikat ka sellel erialal. Seda on väga hea kuulda selles suhtes, et siiamaani on kõik rääkinud väga suurelt ja laialt, et ikka on väga hea võimalus ka käia praktikatel. Aga miks õppida just seda eriala, mitte näiteks tehnikuks või lennunduskorraldust, mida me hetkel oleme vaatamas käinud ennem just? Jah, no siin peaks iga noor, ma arvan, vaatama natuke rohkem enda sisse, aga mis ma sidenavigatsioonisüsteemide eriala selliseks suureks plussiks loen, ongi see selline laiapõhjaline tugev haridus, mis annab laiemad võimalused, et kui lennunduses just parasjagu huvi ei ole või on mingid muud olud, et siis see haridus on nagu laiapõhjalisem ja magistriõppesse üleminek ka võib-olla siin ka telekommunikatsiooni või elektroonikasse on nagu võimalik, pluss meil on ikkagi õppekavas IT-d ka päris omajagu. Aga oletame, et nüüd ma otsustasin, et jah, ma tahan tulla, ma tahan CNS-i eriala õppida, et kuidas ma sisseastumisel saaksin rohkem silma paista, et kas ma saan juba ette teha mingit tööd või uurida ise või lugeda kuskilt midagi? Jah, oluline on vast see, et teha endale rohkem selgeks, millega täpsemalt on tegu. Ehk siis alustada võib meie kodulehest, aga alati saab ka osakonna poole, kooli poole pöörduda, et koolitusjuht on alati valmis siis natuke tagamaid avama, et mis see töö endast päriselt kujutab ja kus need töökohad on ja kuidas töökohtade seis on ja nii edasi ja nii edasi. Seda on väga hea kuulda, aga ma tänan sind ning me liigumegi edasi siit. Ning nüüd võtamegi suuna meie aula suunas, mis on siis meie suurim auditoorium. Ja mida ma kuulen? Klaverimäng. Huvitav küll. Mis see küll võib siin olla? Opsa! Patrik! Kuidas nii mitmekülgne inimene? Noh, saite nelega asjad räägitud, jah? Saime räägitud. Väga hea. Nii, me oleme jõudnud siis meie Lennuakadeemia aulasse, meie kõige suurem ruum. Näete, siin on ilus Lennuakadeemia logo. Siin toimuvad siis sellised üldloengud tavaliselt esimesele kursusele, sest neil on kõik ained koos alguses, et seal kuskil teisest aastast nagu hakkab toimuma selline nagu lahtnemine, et siis hakkavad juba kõik nagu erialaseid aineid õppima. Siis, nagu te näete, meil on ilus Estonia tiibklaver siin. See on seotud sellega, et meil on koolis ka huviharidus tegelikult hästi nagu kõrgel kohal. Äsja lükkasime käima Eesti Lennuakadeemia kammerkoori, mis on siis
kuidas ma siis ütlen nüüd, mul on au seda koos Tartu teise dirigendi Külli Lokoga läbi viia. Et olen ise ka muusikas päris tegev, lisaks lennundusele siis. Ja siinsamas toimuvad ka meil rahvatantsurühma Backbird proovid. Just nii. Et kui tulete Lennuakadeemiasse, siis saate valida, kas tulete koori laulma või lähete tantsima rahvatantsu. Et kõik võimalused on tegelikult olemas. Siis meil toimuvad siin veel igasugused aktused, suuremad võib-olla mingid seminarid ja siis ka kõige oodatum sündmus aastas, mis on jõulupall igal detsembril siis. Küll sel aastal jäis ära, nagu ikka, aga muidu on siin ikka iga aasta kõik tulevad kokku ning naudivad viimaseid päevi enne, kui algab täielik jõulupuhkus ja kõik on oma kodudes. Et see tehakse hästi glamuurikaks siin ja siin on bändid ja palju süüa ja see on nagu väga-väga vägev üritus. Aga liigume nüüd edasi. Geete, sinu lemmik osakonda. On tõesti nii. Räägi meile, kuidas ja miks sa tahtsid tulla siia õppima? Kui te veel aru ei saanud, siis me lähme lennuliiklusteeninduse tiiba edasi ning minul algas samamoodi see päris pisikesest juba või et 8. klass. Ma teadsin, et ma tulen Tartu ja ma mõtlesin, et nii, mis valikud siis Tartus on, et tean, et on suur ülikool, aga et mida veel siin pakutaks. Siis jõudsingi oma otsingutega Lennuakadeemiani, uurisin erialast lähedamalt, siis käisin nii tudengivarjuks kui ka töövarjul, et mul tõesti vedas, et ma sain minna Tallinna lennuliiklusteeninduse torni täiesti kohale ning nähagi, kuidas seal see igapäevatöö käib. Ja peale selliseid kogemusi ma mõtlesin, et ei ole muud valikut, ma tulen Lennuakadeemiasse õppima. Just, väga äge. Aga lähme siis nüüd tiib A2 ehk Atside tiib, lühendatult siis. Nii, tulge. Ning meid võtabki vastu siit Anett, palun. Tervist! Tere Anett, räägi meile, et kuhu me oleme sattunud ja kes sa oled? Mina olen siis Anett, töötan siin Eesti Lennuakadeemias lennuliiklusteeninduse osakonna spetsialistina ja oletegi siis siia nüüd jõudnud. Põhiline, mis me siin teeme, meie eesmärk ongi õpetada lennujuhte. Nagu selleks siis loodetavasti ka mina üks päev saan. Just nimelt, et sina tuled meie juurde järgmine aasta. Just. Või õigemini selle aasta sügisel. Jah, täpselt. Kuidas see õppetöö välja näeb? Et millal hakkavad praktikad, millal hakkab erialaõppe? Et kuidas need aastad nagu jagunevad? Õpe on hetkel 4-aastane. Erialaõppe hakkab pihta siis 3. aastast. Sügissemestril on teooria ja kui teooria on edukalt läbitud, siis hakkab simulaatorõppe. Simulaatorõppe näeb siis põhimõtteliselt välja selline, et üks tudeng on siis lennujuhi positsioonil, teeb läbi oma harjutust ja samal ajal teised tudengid on pseudopiloodi positsioonil, panevad siis süsteemi sisse vastavalt käsklusi, mida siis lennujuht on neile lennukitele öelnud. Kas täna meil on samuti siin pseudopiloodid? Täna meil on selline olukord, et meil on esimene test tudengitel, et me oleme siis, kui me sinna lähme, siis me oleme natukene vaiksemalt. Me saame koridori aknast sisse piiluda radariruumi. Piloodiruumi saame sisse minna ja siis natuke vaadata. Väga huvitav. Nii et me näeme täiesti, kuidas praegu toimub praktika. Lähme siis kõigepealt piirume siia sisse, siis see on ikka kõige huvitavam. Et hästi vaikselt, siis meil on tudeng alustas just oma mänguga. Saame nüüd sisse piiluda siit. Nagu te näete, siis siin on, äkki te kirjeldate meile, et mis ekraanid need siin on? Ja? Hetkel on meil lähenemislennujuhtimise üksuse õpe. Kõik toimub radarpildi põhjal ja kuna see on esimene test, siis on meil ainult saabuvad lennud, et ta peab panema saabuvad lennud siis maandumiseks paika, et siis nad oleks üksteisest ohutus kauguses ja see ongi siis hetkel see põhieesmärk. Ja siis siin pseudopilootidest. Siin on pseudopiloodiruum. Nii, väiksed tehnilised viperdused, oleme tagasi eetris. Me peame vaikselt olema, sest see test on päris olulise kaaluga, ma saan aru. Nii, aga nägime ära siis selle lennujuhi tudengi positsiooni. Tulge siis nüüd siia pseudopiloodiruumi.
Siin on meil siis meie pseudopiloodid, kes siis vastavad raadiosidet ja sisestavad vastavaid käsklusi süsteemi, et lennuk siis lendaks täpselt nii, nagu lennujuht on talle öelnud. Selleks on meil siis erinevad käsklused, mõningad nupud. Õppeks kasutame me Dorpati lennujaama, mis ongi siis selline, ta baseerub Tallinna asukohal, aga on tehtud natukene suuremaks, et saaks siis kõik vajalikud reeglid läbi õppida. Aga ma saan ka aru, et meil on ka nii-öelda terve simulaator, kus saab ka nii-öelda torni vist täitsa järgi teha. Eesti Lennuakadeemias on lennujuhtimise simulaator, mis koosneb nii torni simulaatorist kui siis radarsimulaatorist. Lähme vaatame torni ka korraks. Et torni ma tööle täna ei saanud teile panna, sest et meil on prožektorid on hoolduses, aga põhiidee saate kätte. Siin siis toimub lähilennujuhtimise õppe, mis siis ongi lennujaamade ümber ja ka lennujaamas endas liikluse haldamine. Maandumisload, tõusuload, ruleerimise load ja sellised. Ehk siis ma saan aru, et lisaks lähenemislennujuhtimisele on võimalik siis ka spetsialiseeruda lähilennujuhtimisele. Just nimelt. Veel põhimõtteliselt on meil radariruumis saame õppida ka piirkondlikku lennujuhtimist saame õpetada. See on siis põhimõtteliselt üksus, kes tegeleb ülelendudega. Ja samas loomulikult ka mingil määral saabuvate ja väljuvate lendudega. Kui tihti siin praktika toimub? Hetkel on torniruumis üsna vaikne. Põhiõpe toimub siin sügissemestriti. Et kevadsemestrid on meil põhiliselt planeeritud kas siis lähenemislennujuhtimisele või siis piirkondlikule seal radarruumis. Kuhu lennujuhid tööle saavad minna? Just tahtsin sama küsida, võtsin sõnad mu suust lihtsalt. Põhiline tööandja on Lennuliiklusteeninduse aktsiaselts, aga samas ka Õhuvägi ja Maari lennubaasis. Lennujaamadest siis Tallinn, Tartu, Kärdla, Kuressaare. Aga välismaa? Välismaale minekuks peab natukene Eestis siiski töötama, et saada kogemust. Tavaliselt on see umbes 5 aastat ja siis on täiesti reaalne võimalus saada. Et Eestist on läinud nii Dubai lennujaama inimesed tööle kui Saksamaale. Et täiesti reaalne. Aga miks tasub üldse tulla lennuliiklusteenindust õppima? Miks mitte lennukorraldust või tehnikat? Selline küsimus. Lennujuhtimine on selline väga põnev ala. Samas ta on väga reglementeeritud, et sa pead jälgima oma reegleid, aga samas kõik situatsioonid kunagi ei kordu. Ja sa pead kogu aeg oma tööd tehes, sul ei ole kunagi rutiini, et kogu aeg on uued situatsioonid, vastavalt reeglitele pead siis kõik toimima panema. Loomulikult tasustus on hea, lähilennujuhtidel on vaade on super, sellepärast et nad töötavad tornis, neil on väga hea vaade lennujaamale ja selle lähiümbrusele. Ma loodan, et ma ka siis ükskord seda head vaadet saan, et ega ma selle raha pärast ei ole selles suhtes. Aga nii, et ma olen nüüd tudeng või nii-öelda gümnaasiumi lõpetaja, kes tahab siis tulla siia erialale õppima. Kuidas ma saaksin silma paista siis näiteks vestlusvoorus või kuidas üldse sisseastumine välja näeb, sest vist ei ole tavalised testid siia tulles? Ei ole tõesti. Põhimõtteliselt sisseastumine käib niimoodi, et sa registreerid ennast FIS-testidele. FIS-test ongi siis spetsiaalne test lennujuhtidele välja mõeldud. Esmalt on FIS 1, kui sa selle läbid edukalt, siis kutsutakse FIS 2-le. Ja siis FIS 2 testi järel on siis ka vestlus ja kui sa kõik voorud, seal on veel juures on tervislik kontroll, mis tuleb kindlasti läbida ja kui need voorud on kõik läbitud edukalt, siis koostatakse pingerida ja siis
vastavalt siis aastale, palju siis tudengeid sisse võetakse, tavaliselt 8, siis need, kes siis sinna saavad, siis need saavad sisse. Paljud võib-olla põevad nende FIS-testide pärast, et on kuulnud, et kui nagu pikad, rasked, et mis seal nagu mingi põhi selline joon, et mis sealt läbi käib, et mida nagu, et kas seda tasuks karta või lihtsalt... Ei, seda ei tasu kohe kindlasti karta, et kui on natukenegi huvi selle vastu, et tasub kindlasti tulla, need on täiesti tehtavad testid, loomulikult tasub rahulik olla. FIS-testidega loomulikult see küll on, et seda saab teha üks kord. Terve elu jooksul? Öeldakse niimoodi, et seda soovitatakse teha üks kord. Kui tõesti on alust, et saaks teha ka teist korda, siis soovitatakse jätta kuskil 2 aastat vahet. Seda ma arvan, et on kõikidel meie sisseastujatel hea kuulda, et tasub kindlasti hoida külma närvi, rahulikult minna sinna, et mitte enda peas enne üle töötada see asi. Mitte keegi ei lähe selle eesmärgiga, see test ei ole välja mõeldud selle eesmärgiga, et nüüd kõiki kottida või läbi kukutada, et sealsed testid ongi välja töötatud selleks, et kui sa nendes oled tõesti tugev, siis sul läheb ka õppe hästi ja sa ka reaalselt saad lennujuhiks tööle minna, sest et lennujuhi töö on ikkagi väga vastutusrikas, sa pead suutma ju kõik lennukid hoida üksteisest huutuskauguses. Võib-olla ütleks veel seda juurde lihtsalt, et kindlasti tasub neid teste proovida, samamoodi on ka pilootidel, et sa ei pruugigi teada, et sul on tegelikult eeldused olemaks väga hea lennujuht. Et ma kindlasti soovitan nendele testidele kandideerida ja siia kooli kandideerida. Ja, eeltestid toimuvad juba juuni algul, et vaadake kodulehelt informatsiooni ja kui tekib küsimusi, julgelt kirjutage. Kontaktid on meil kodulehel olemas, siis üritame vastata. Ja, mina ka soovitan eelteste, et mina ise tegin neid ning see võttiski seda koormust muul sisseastumisperioodil, siis kus kõik ülejäänud koolid ja nende kandideerimised on, võttis nii palju vähemaks, sain ette ära teha, sai südame rahuga, et okei, kõik on hästi, ma sain teise vooru edasi. Just. Aga kõike head, Anett, ja aitäh, et leidsite meie jaoks aega. Aitäh teile. Me lähme nüüd, liigume edasi. Ja, et koridoris lähme küll natuke vaiksemalt, kuid siis saame juba kõigest muust veel edasi jutustada teile. Ja, siin võime veel piiluda korraks, et kuidas käib meil siin väike testikene. Mis väike, siin ikka päris suure mahuga. Kaaluga, jah. Nii. Aga Geete, räägi, meil on siin koolis peale sellise õppe on võimalik veel kuskil kaasa lüüa ja osaleda. Absoluutselt, lähme siit läbi. Aga enne veel, käime väikse tiiru siin teise korruse peal, et meil on hiljuti siia tekkinud erinevate ettevõtete stendid, nagu te näete, mis on kõik seotud siis lennundusega ja Eestiga. Näiteks siin on Bakker Avio, kes siis teeb meie Õppelende viib läbi nii kopterite kui lennukite peal. Just, et eks nende stendide eesmärk ole ka meie kõikidele tudengitele anda laialdasemat pilti, mis tegelikult on Eesti lennumaastik, et kui palju erinevaid ettevõtteid ja asutusi on, et kõik teavad lennujaama ja nagu võib-olla mõnda ettevõtet veel, et Tallinn Airport GH või Magnetic MRO, kuid tegelikult on tööpõld palju laiem ning võimalusi on rohkem. Just, et siit tudengid võib-olla saavad ka natukene šnitti võtta, et kuhu minna praktikale, kuhu minna tööle, saab tutvuda oma tulevaste tööandjatega siis. Just, aga liigume nüüd vaikselt meie nullkorrusele, mis on pooleldi keldris. Aga et juhuslikult ei ole ainult Patrik tegelikult üliõpilasesinduses, vaid olen mina ise ka. Mina siis täidan meie finantsjuhi rolli. Ning meie üliõpilasesindus seisabki selle eest, et tudengite hääl oleks kosta kooli juhtkonnani välja ning oleks kõigile kvaliteetne haridus täielikult tagatud. Korraldame aasta jooksul väga palju erinevaid üritusi. Ja, meil on näiteks väga moes ja toimuvad umbes 4 korda aastas on MP-d ehk siis maandumisplatsid. Need on sellised tudengite peod, mis toimuvad Tartus. Ja see on hea võimalus tegelikult tutvuda nii enda kursakaaslastega kui ka siis teiste kaasõpilastega ja üks tore õhtu veeta erinevate mängude ja hea muusika saatel.
loodame, et meil vahepeal nüüd levi ei katke, sest siin on natukene probleeme. Just. Ja enne veel, kui me siia siseneme, siis ja meil on ka erinevaid spordiüritusi võimalik siis läbi viia. Ja, ning siin me näeme ka tegelikult, aitäh sulle, meie erinevaid vaba- ja veetmisvõimalusi. Et siin samas on meil õhuhokilaud, meil on lauajalgpall ning meil on ka pingsilaud täiesti olemas, mida saab siis vahetundide ajal mängida oma sõpradega, kuid kuhu Patrik kadus? No arvatavasti läks ta meil jõusaali edasi, et võtamegi nüüd suuna sinna ning vaatame, et jõusaal on täiesti meie enda kooli nii-öelda erajõusaal meie enda kasutuses, kuhu siis teised ei pääse. Nii, nagu näha, nalja jätkub kauemakski siin lihtsalt taga. Nii, ossa! Ja mul sisetunne ei valetanudki, Patrik ongi jõusaalis ning nagu näha, pole ta sel hetkel üksi, kuid sisse ma ei saa, kuna mul hetkel võtit ei ole. Nii et muidu käib kõik meil kiibisüsteemi alusel, et oleks teada. Aitäh sulle! Ja lähme vaatame korraks ka jõusaali sisse. No nii, Patrik! Siin juhuslikult olid kogemata tõstmas kangi või? Nagu mul on kommeks, siis ma veedan päris palju aega nädalast meie kooli jõusaalis, mis on tegelikult ideaalne koht, kus peale loenguid ennast siis füüsiliselt lõõgastada või siis ennast paremasse vormi viia nii-öelda. Et nagu te näete, siis meil on siin tegelikult väga head tingimused. Meil on siis hästi palju hantleid, meil on võimalik seal squattida nii-öelda, siis siin on meil erinevaid masinaid, nii et tegelikult on see nagu väga-väga suur ja mõnus ja avar jõusaal. Et kõik harjutused ja asjad saab tõesti vabalt ära tehtud, mitte milleski ei jää puudust ning ütleme nii, et üldjuhul, kui sa käid, siis sa oled kas üksi, kahekesti või maksimaalselt 3 inimest. Et just. Privaatne jõusaal igal kellaajal kõlab mulle väga hästi. Ja tasuta, mitte mingisugust tasu selle eest ei ole. Mõnes teises kõrgkoolis võib-olla tuleb nagu mingit tasu sellest välja käia, aga Lennuakadeemias kõik on tasuta. Ja pärast on võimalik ka sauna minna. Jaa. Aga nüüd võtame suuna kuhu siis? Kohviku poole. Just nii. Et meil on siis võimalus einestada meie kooli kohvikus ja kui ei soovi näiteks kooli kohvikust einet osta, tahate näiteks enda lõunat süüa, siis meil on olemas ka külmkapp ja mikrovalne ahi, kus saab siis oma toitu hoiustada ja pärast ka soojendada. Just, ning seal kõige kohviku taga on meil siis mõnus diivaninurk ning samuti on meil ka seal suur telekas, kust saab mängida Xboxi. Või siis vaadata näiteks mingid telekanaleid, kui ei soovi mängida. Ütleme nii, et lõõgastumiseks on väga palju valikuid, et tundide vahel stress üle pea võib-olla ei läheks, et igasugused koolimõtted saab vahepeal endal eemale. Just, aga liigume nüüd edasi. Meie viimane sihtpunkt. Jah, see on minu lemmik osakond siis. Ja tegu on pilootide osakonnaga. Just. Loodame, et meil vahepeal levi jälle ära ei kao. Siin on meil selline leviaugu koht. Minek meie nullkorruselt siis, mis tegelikult ei ole isegi maa all, vaid on lihtsalt maja on niisuguse väikse künka peal ja siis on niimoodi poolenisti maa all meil. Just. Aga Keete, räägi meile, et Lennuakadeemia, et mis teeb selle kooli nii atraktiivseks võrreldes teiste ülikoolidega? No minu jaoks üks suuremaid nii-öelda positiivseid punkti või külgi siis ongi see, et nagu juba enne mainitud, siis õpilasi on vähe, klassiruumid on pigem pisemad ning õppejõude tänu sellele on ühe õpilase kohta üks kõrgemaid suhtarve. Just, ja see annab tegelikult väga hea motivatsiooni ka, et käia koolis, käia loengutes. Just. Et sul on väiksed rühmad, näiteks piloot on 10, lennujuht on meil 8 täiesti. Meil on, jah, tehnikuid on seal mingi 20 juures ja lennunduskorraldust on seal ka kuskil 10 juures. Jah, 10 kuni 20 kuskil seal vahel. Et hästi mõnusad väiksed sellised rühmad, et isegi väiksemad kui gümnaasiumis võib-olla. Et hästi personaalne lähenemine, et keegi ei jää nii-öelda märkamata, kõigile saab alati tähelepanu anda ning ei ole seda tunnet, et sa oled üksi oma murede või probleemidega. Just, et üliõpilasesindus on ka hästi aktiivne meil koolis ja aitab nagu probleemidele kiiresti lahendusi leida. Aga nüüd Tiiba A1, mis on siis mõeldud pilootidele ja meid võtab siin vastu Helle. Tere!
tere, tere! Räägi meile, Helle, et kes sa oled kõigepealt ja kuhu me nüüd täpsemalt siseneme? Mina olen Helle, ma olen kopteripiloodi 4. kursuse tudeng ja siin saabki õppida piloodiks õhusõiduki juhtimist, et siis võimegi edasi minna siia vaatama. Nii, sa räägid, et sa õpid kopteripiloodiks, Jaa. aga meil on võimalik ka õppida ju lennukipiloodiks. On mul õigus? Täpselt nii, et siin koolitataksegi nii kopteripiloote kui lennukipiloote ja õpe kestabki kokku 4 aastat. Kuidas see õppeaastate jaotus toimub, et millal õpitakse siis erialased ained ja millal õpitakse siis üldained? Et alguses esimesed 3 semestrit, et 1,5 aastat õpitaksegi rohkem üldaineid nagu kõrgem matemaatika ja ettevõtlus ja kuid puudutatakse ka juba, tutvustatakse lennundust ja alates 4. semestrist algabki siis ainult erialaõpe, et kus õpimegi juba spetsiifilisemaid piloodiks saamise aineid nagu aerodünaamika, meteoroloogia ja navigatsioon, et väga põnevalt selles suhtes, et aga ma saan aru, et toimub ka ju praktiline, et ka te käiakse lendamas, et missuguste masinate peal lennatakse, et nii kopteril kui ka lennukil siis? Ja et täpselt, et koos erialaõppe teooriaga paralleelselt toimub ka lennupraktika, et saame ka päriselt lendamas käia, et lennukipiloodid, tudengid saavad lennata siis 2- ja 4-kohaliste Cessna 152 ja Cessna 172 ja hiljem ka juba 2-mootorilise Piper Navajoga. Ja kopteripiloodid nagu mina õpime lendama 2-kohalise Robinson 22-ga. Väga äge. Ma küsin ka, et kuhu ma saan pärast Lennuakadeemia lõpetamist tööle minna? Et pärast Lennuakadeemia lõpetamist siis piloodid saavad ametpiloodi lennundusloa koos liinipiloodi teooriapädevusega. See tähendab, et tööle saab minna kohe kuskile lennufirmasse, et nagu näiteks õhuvägi, piirivalve, politsei, lennusalk, Wizz Air, Diamond Sky ja Air Baltic kindlasti ja absoluutselt, et neid võimalusi on. Tööpõld on peaaegu terve maailm, ma saan aru siis, et ükskõik kuhu saab minna edasi, nii-öelda lennukipiloodiks siis. Jaa, absoluutselt, et see ei ole otseseid piire alguses. Ja kopteritel on meil Eestis praegu vist ainult PPA, jah? Täpselt nii, et praegu ongi veel ainult PPA hetkel. Just, pärast õpingute lõpetamist, kas ma võin lennata ka üksi lennukiga? Et kui ma lõpetan kooli ära, ma saan selle, võib-olla paljud ei tea, mis see ametpiloodi tunnistus nagu endast kujutab, et mis see nagu mulle tehniliselt annab? Et see ametpiloot, see tunnistus tähendabki seda, et see annab õiguse käituda ka erapiloodina, et pärast õpingute lõpetamist võin minna ka erapiloodina lendama, et kas täiesti üksi või võtta ka mõni sõber või pereliige kaasa, et võin täiesti ka ise pärast lendama minna, et see on väga vahva. Aga kui meil on ilm hästi halb ja on planeeritud lennutunnid või asjad, et kogu aeg ei saa ju nii-öelda praktiliselt teha, et kas meil on ka mingid võimalused, ruumid, kus me saame ka teha siis hetkel ise nii-öelda, et ilm ei sega meie lennupraktikat? Et vahel võib tõesti juhtuda, et ilm segab ja iga ilmaga nende väikeste õhusõidukitega lendama ei pruugi minna saada, aga meil on selleks ka simulaatorid sees, et kus saab õppida nii lennuki simulaatoris kui kopteri simulaatoris. Aga need vist ei asenda päris seda niisugust reaalset lennupraktikat, et neid kasutatakse siis natuke teisel otstarbel. Ei, absoluutselt, need kindlasti ei asenda, et alguses õpitaksegi ikkagi lendama päris õhusõidukitega ja kui kogemust on juba natuke piisavalt, siis tullaksegi simulaatorisse, et kus saame treenida kindlaid protseduure või halva ilmaga lendamist või ka mingeid
rikkeid või ohuolukordi, et mida saab läbi lahendada. Aga lähme vaatame neid siis, kõlab jumala põnevalt. Kõlab väga põnevalt. Muidugi, et lähme vaatame. Aga et kui me nii-öelda sinnapoole nii-öelda teel oleme, et kui ma nii-öelda õpin selle eriala ära, aga saan aru, et ma ei taha piloodiks võib-olla saada. Või siis töömaastik ei võimalda. Just, nagu hetken olukord on. Et mis mu võimalused veel siis lisaks nii-öelda piloodikarjäärile on? Et kuna piloodilõpetaja on mitmekülgne lennundusspetsialist, et tööle saab minna ka kuskile kas lennuametisse või lennujaama või mõnda lennufirmasse maapealseks personaliks, et kas näiteks võib olla ohutusspetsialist või maapealsete operatsioonide juht või reguleerija või lendude planeerija või mõni muu maapealne spetsialist, et tegelikult need piloot on ainult üks väike osa õhust, et maa peal on ka väga palju spetsialiste, kes saavad igapäevaselt töötada maas. Just, ja rakenduskõrgharidus annab võimaluse õppida siis bakalaureust või magistrit kuskil teises kõrgkoolis või ülikoolis, mis oli siis võimalik kuni eelmise aastani. Ja nüüd sest see seadus on muutunud ja nüüd kõik Lennuakadeemia lõpetajad saavad samale bakalaureuse kraadi, mis tähendab, et on võimalik siis õppida magistrit kuskil mujal. Ja, et juba näiteks mina saan juba endale bakalaureuse kraadi, et Patrik astus kogemata aasta varem sisse ja... Käisin vahepeal kaitseväes. Väga soovitan, kui on noormehed, siis käige enne kooli kaitseväes ära, sellepärast et õpingute ajal on see väga keeruline, eriti pilootidel. Aga lähme vaatame nüüd lennukisimulaatorisse, kus väidetavalt toimub ka midagi sees. Praegu lennukisimulaatoris toimubki päris õppelend, et kus üks 4. kursuse pilooditudeng teebki oma reaalset treeninglendu praegu. Nii et siis oleme natuke vaiksemalt seal sees, ma saan aru, et väga ei segaks võib-olla. Aga võime minna piiluma, et... Ja see simulaator siis meil või selles mõttes dubleerib siis meil Piperit, jah? Või Cessnat? Päris Cessnas ei ole, et siin on... See on ikkagi Piperi moodi, eks? Või King Air. Et siin ongi... Nagu näha on vist halvad ilmastikutingimused seal, et on suur udu ja... Et siin simulaatoris enamasti tehaksegi pigem halva ilmaga lendamist. Just, ja vist ka näiteks mootorite põlemist ja niisuguseid asju mängitakse läbi. Mida päriselus ei taha. Päriselus ei teeks, et mootorid ei paneks põlema. Simulaatoris saabki vaadata. Aga liigume edasi kopterisimulaatori poole, et laseme rahulikult edasi harjutada tal oma ülesannet. Siis kopterisimulaator ka päris Robinson ei ole, et siin on väljas ka pilt, et see simuleerib Eurocopter 135, et see on 2 turbiinmootoriga ja 7-kohaline, et natuke suurem kui 2-kohaline Robinson. Nii, ja siin vist ei ole hetkel kedagi sees? Siin hetkel ei ole kedagi sees, aga simulaator töötab, et kuna ma ise olen siin instruktor ka vahepeal, siis olen... Aga me hüppame siis pulti kohe. Aga pulti hüppake ustest. Ustest? Kõrvalt. Ühelt poolt ja teiselt poolt. See on nagu päris. No just, ega siin naljalt pole. Ossa, issand jumal, api. Nagu autosse läheks. Väga äge. Aga ma ise vist ei olegi käinud siin helikopteri simulaatoris. Mina tean, et mina ei ole. Mina olen ainult lennuki oma vist 1 korra varem külastanud. Ja ütlen ka seda, et kõigil tegelikult, kellel on huvi, praegu see on natuke raskendatud, aga muidu on võimalik Lennuakadeemia kodulehe kaudu siis soetada omale selline väike pakett ja sa saad tulla Lennuakadeemiasse ja lennata simulaatoris, kas siis lennuki või helikopteris, üksi või kahekesi. Ja valikus on ka tunniajalised või pooletunnised paketid, kui ma ei eksi. Just, aga me olemegi oma reisiga tegelikult nüüd lõpusirgele jõudnud. Jah, et see oli siis meie lõppsihtpunkt, kui rääkida siis natukene lennundusterminites. Ja nagu lubatud, siis nüüd siin samas laivi lõpus
või peaaegu lõppemas siis kohe, ütlemegi välja 3 võitjat, kes siis registreerimise alusel saavad endale kotitäie auhinnu. Just, ja esimene võitja on trummipõrin, helikopteri rootori põrin on Markus Raud. Palju õnne. Rand, vabandust, Markus Rand. Nii, teiseks on meil Ken Kuusemets ning kolmandaks on Kirke Niinemets. Me lubame, need on loositahtel sellised perekonnanimed sattunud väga sarnased. Ja võitjatega võetakse siis Lennuakadeemia poolt ühendust. Just, aga meil on vist mingi õpitoalaadne toode ja nüüd ka kohe tulemas. Just, et lõpetuseks me näitame teile ühte 20-minutilist klippi lennuki ehituslikest osadest ja õppelennuki Learjet 25 näitel, mida te nägite ka siis alguses seal hooldusangaaris. See oli 2 suure turbiinmootoriga, selline valge äge business niuke jet. Just. Aga sellega ongi siis meie poolt teile ringkäik Lennuakadeemiast läbi. Me soovime kõikidele sisseastujatele väga palju edu ning sügisest loodame teid näha juba Lennuakadeemia pardal. Nii et kohtumiseni sügisel. Absoluutselt. Ja võib-olla mõnest teistki saab helikopteripiloot. Meie lähme igatahes lendama. Tšau! Palun näita, kuidas see käib, ma küll ei oska. Ja olemegi õhus. Ma pole kunagi helikopteriga lennanud, aga näed, õhku saime. Tere! Mina olen Eesti Lennuakadeemia lennundustehnika õppejõud Taavi Adamberg. Olen ise lõpetanud Eesti Lennuakadeemia piloodina ja ka töötanud piloodina. Ja minu selja taga on Learjet 25, mis on Eesti Lennuakadeemia õppelennuk. Õppelennuk on ta selles mõttes, et sellega ei õpita küll lendama, aga Lennuakadeemias õppivad piloodid, õpivad selle peal hooldusprotseduure ning lennuki üldist ehitust. Ja lähme teeme tiiru ümber selle lennuki ja vaatame, mis seal põnevat on. Iga lennuki aluseks on lennuki tiivad ja nii ka sellel lennukil on olemas tiivad. Mis selle tiiva eesmärk on? Tiiva eesmärk on hoida siis lennukit õhus, tekitada tõstejõudu. Ja tõstejõu tekitamine tekib siis õhuvoolust. Nimelt mitte ainult tiib ei ole lennuki lendamisel oluline, vaid on ka kiirus. Lennuk peab lendama teatud kiirusega ja see kiirus on vajalik selleks, et see õhk liiguks siis ümber tiiva, nii tiiva pealt kui ka tiiva alt. Nüüd tänu tiiva profiilile, mis on selline kumer, siis see õhuvoolu liikumine tiiva peal on erinev. Ja selle tulemusena tekib sellest erinevast liikumisest, tekib meile tõstejõud. Ühtlasi see tiib ei ole siis õhuvoolu suhtes ka selliselt täiesti lamedalt ja horisontaalselt, vaid on teatud nurga all. Ja sellest nurgast sõltub ka tõstejõu väärtus. Vaatame seda tiiba natuke lähemalt. Kui me vaatame tiiva alla või vaatame tiiva peale või vaatame seda tiiva profiili, siis me näeme, et see esimene serv on selline kumer, siis on tiib keskel natuke paksem ja seal tagapool läheb see tiib õhemaks. Et see on just nimelt selle samuse õhuvoolu suunamiseks. Lisaks sellele pealtpoolt vaadates on ka tiib erineva kujuga, ehk siis ta suundub tiiva otsa poole ja muutub sealt järjest kitsamaks. See on ühtlasi vajalik siis aerodünaamilisteks siis eripäradeks, et selliste võimalikult parandada seda tiiva tõstejõudu ja ühtlasi siis ka lennuomadusi. Nüüd veidike põnevamad vidinad selle tiiva küljes on siis sellised aerodünaamilised õhuvoolu suunajad või ka takistajad. Nende eesmärk on siis hoida õhuvoolu võimalikult palju siin tiiva peal kinni ja seda tõstejõudu siis maksimaliseerida nii palju kui võimalik, ühtlasi vähendada ka lennuki kütusekulu. Nii, me oleme jõudnud tiiva tagumisele küljele ja vaatame, mis siin tagumisel küljele. Nagu näha, on erinev hulk selliseid paneele või liigendeid, ühtlasi see tiiva tagumine serv on hästi peenikene. Seda, mida ma siin praegu liigutan üles-alla, seda nimetatakse eleroniks, ehk siis lennuki kaldtüüriks. Ja lennuki eripära on nimelt see, et lennukit saab juhtida kõigi 3 ruumitelje suhtes. Ehk siis me saame lennukit kallutada, keerata ühele poole, teisele poole või siis keerata nina. Ja nende eleronide abiga, ehk siis kaldtüüride abiga me kallutame lennukit. Lisaks sellele on selle eleronide tagumine pind, mis on ülespoole liikudes liigub alla ja allapoole liikudes tõuseb ülesse.
temal siis eesmärk vähendada jõudu, mis mõjub siis piloodi juhistele ja aidata siis piloodil juhtimisele kaasa. Nüüd liikudes edasi, on meil siin üks selline paneel, mis ei liigu minu käega liigutades, vaid seda saab siis maandumisel ja õhku tõusmisel tiiva tagumisest servast välja lasta. Võib-olla olete vahest näinud, et suurtel reisilennukitel, kui aknast välja vaadata, siis tiiva tagumised servad liiguvad välja. See on nimelt aeglastel kiirustel parema tõste jõu saavutamiseks. Aga see pole ainus. Üks paneel on ka veel siin, mis samamoodi ei liigu, kui ma siit praegu seda liigutan nagu oma käega, aga juhiste abil on see võimalik panna liikuma. Ja seda nimetatakse spoileriks. Spoileril on kaks eesmärki. Üks on juhtida õhus lennukit, sellepärast et jõumoment eleroni liigutamisel suurel kiirusel võib olla liialt suur. Seetõttu on parem kasutada kerele lähemal olevat juhtpinda. Ja teine eesmärk on pidurdada maa peal hoogu. Ehk siis, kui lennuk on maandunud, on vaja see lennuk kuidagi raja peal seisma saada ja üks võimalus hoogu pidurdada on lihtsalt takistada seda lennuki maa peal liikumist sellise ülestõstetava paneeliga. Mõnikord on ka reisilennukitel, kui keegi on lennanud, on näha olnud, kuidas tiiva seest pärast maandumist siis tõusevad sellised paneelid üles ja tiiv justkui paistaks läbi. Mootoriga lennukite tiival on veel üks eesmärk, nimelt hoida kütust. Kuna tiib on üsna suur struktuur lennuki juures ja tema ruumala on ka üsna suur, siis ka lennuki tiib omab päris palju kütust. Sellel lennukil, kuna see on mõeldud selliste ärireisijate teenindamiseks, siis on ka lisakütusepaagid siin tiiva otstes. Kuidas me aru saame, et tegemist on kütusepaagiga, siin on kütusekork ja lastes see siis täis. Paak on võimalik siis lennata väga pikki distantsi. See konkreetne lennuk võimaldab siis kütust peale võtta üle 3000 liitri, mis on päris palju ja päris suur kogus. Samas selle lennuki mootorid võtavad ka palju kütust. Tihtipeale tundub, et lennukil ei ole mitte 2 tiiba, vaid on 4. Ehk siis 2 sellist väiksemat tiivakujulist konstruktsiooni on ka lennuki sabas. Seda ei nimetata tiivaks, seda nimetatakse horisontaalseks stabilisaatoriks. Kuigi tema väljanägemine on sarnane siis põhitiivaga, et on just nagu väiksem mudel. Horisontaalse stabilisaatori ülesanne on vastupidiselt tiivale tekitada allapoole suunavat jõudu. Ehk siis horisontaalne stabilisaator lükkab lennus olles lennuki saba kogu aeg allapoole. Ja põhjus on selles, et lennuk iseenesest on nagu kiik. Tema tasakaal on nihutatud esimese otsa poole, ehk siis tema nina on alati raskem. Ja selleks, et lennuk püsiks horisontaalselt, on vaja tagumisest otsast millegiga teda alla vajutada. Ja selleks kasutatakse stabilisaatorit. Lisaks on stabilisaatori küljes ka olemas kõrgustüürid, mis on sealt tagantpoolt liigutatavad, samamoodi nagu olid eleronid, ehk siis sellega me saame muuta lennuki nina asendit, et kas panna lennuk tõusma või laskuma. Ja vertikaalne stabilisaator, ehk siis nii-öelda see püstine saba osa, selle küljes on siis ka suunatüür, ehk siis me saame sellega keerata lennuki nina. Lennukile kiiruse tekitavad mootorlennuki puhul loomulikult mootorid. On olemas ka lennukeid, millel ei ole mootorid, neid nimetatakse purilennukiteks. Aga antud juhul meil on tegemist reaktiivlennukiga, mis tähendab seda, et tal on reaktiivmootorid. Neid on 2 tükki ja nad asuvad sabas. Miks neid on 2? Nimelt ohutuse mõttes, juhul kui üks mootor meil lakkab töötamast, siis lennuk peab olema võimeline lendama täpselt samamoodi ainult ühe mootoriga. Et teine on nii-öelda tagavaraks. Aga siiski kasutatakse mõlemat mootorit selleks, et lend oleks kiirem ja me jõuaksime sihtkohta varem kohale, ühtlasi ka kütusekulu oleks väiksem. Antud lennuki reaktiivmootor on klassikaline reaktiivmootor, mis tähendab seda, et sealt eestotsast surutakse sisse õhk, see pressitakse siin mootoris kokku, lisatakse kütus ja väljutatakse tagumisest otsast ning selle kütuse põlemise tulemusena pannakse pöörlema sees olevad võllid, mis omakorda kiirendavad õhu sissevoolu ja selle mootori tööd ja tekitavad sellele lennukile siis jõumomendi edasiliikumise osas. Antud lennuki puhul ei ole tegemist kõige uuema mudeliga, mis turul saadaval on. On tema üksjagu aastaid lennanud juba, oma lendamise töö on ära teinud,
aga õppimise mõttes sobib ta ideaalselt Eesti Lennuakadeemiale. Mootorid, mis sellel lennukil on külge pandud ja selle lennuki jaoks siis disainitud, on vanemat tüüpi mootorid. Ehk siis nende õhuvool, mis sealt läbi läheb, käib kõik läbi sisuliselt põlemiskambrist. Uuematel lennukitel on märksa kütusesäästlikumad mootorid, märksa vaiksemad mootorid. Kuna tehnoloogia arenedes aastate jooksul on olnud võimalik selliseid mootorid teha ja põhiline arengusuund lennukite juures toimubki mootorite arenguga tänapäeval. Üks huvitav lisa sellel mootoril, mida ka tänapäeval mõningate mootorite puhul kasutatakse, on selline metallist koonus siin taga. Juhul kui see mootor töötab, siis selle koha peal ma praegu olla ei tahaks, aga kuna mootor ei ole töös, siis ma saan teile seda siit näidata. Nimelt selle metallist osa, siin on näha selline liigend, eesmärk on pidurdada lennukit. Tekib küsimus, et kuidas me mootoriga pidurdame lennukit, et kas see on nii nagu autoga, et paneme käigu sisse ja siis auto pidurdab. Umbes niimoodi, aga mitte päris. Nimelt, kui lennuk on maandunud ja raja peal on veel endiselt lennurajal on kiirus sees, siis selleks, et seal seisma saada, saab ühest küljest ka loomulikult kasutada pidureid, aga lisaks piduritele saab kasutada ka mootorit. Nimelt, see metallist osa liigub niimoodi kokku, kui muidu liigub õhuvool lennuki mootorist tahapoole, siis antud juhul, kui ta on kokku liikunud, hakkab ta liikuma siis külje peale ja pigem ettepoole, pidurdades seeläbi siis lennuki liikumist. Oleme tulnud tiiva alla ja antud juhul siin Angaaris on see lennuk meil toestatud tungraudade peale ja tema telik on siis õhku tõstetud maapinnast. Selleks, et lennuk saaks maa peal liikuda, selleks on loomulikult vaja rattaid. Need rattad on siis ühendatud sellise moodustuse külge, mida nimetatakse telikuks lennuki puhul. Ja neid rattaid, õigemini meil on siin kaks ratast ühel pool, tiiva all 2 ratast teisel pool ja 1 ratas ninas. Et neid on enamasti siis sellises kolmnurkses skeemis lennuki all. Need rattad lennu ajal tõmmatakse siia tiiva sisse. Siin on üks luuk minu selja taga, mis tuleb lahti, liigub sinna sisse ja siin peal olev luuk siis sulgeb selle teliku siin tiiva all. Põhjus on nimelt selles, et see telik omab üsna suurt õhutakistust lennates ja selleks, et meil lendamine oleks efektiivsem, kiirem, parem, selleks tuleb see telik sisse tõmmata. Nüüd, mis siin teliku küljes veel on? Et me näeme siit sissetõmbamise mehhanismi, siin on ka amort, selleks, et selle maandumine oleks meil võimalikult pehme ja kumerused ei mõjutaks meid palju. Meil on siin rattad ja ühtlasi on siin ka pidurid. See on siis põhiline allikas lennuki seisma jäämiseks. Need pidurid on natuke erilised. Need ei ole päris sarnased nagu on autol. Need kasutavad küll piduriklotse, seal on ka kettad, aga neid on hästi palju. Nimelt lennuki kiirus on väga suur ja seetõttu, et seda kiirust maha saaks, seda energiat pidurdada saaks, peab olema pidurite pindala hästi suur. Ühtlasi me näeme siin ka tuld. Maandumiseks on ka tuled vaja. Mõnikord pimedas oleks tore, et me näeksime rada, kuhu maanduda. Olen tulnud siia ninateliku juurde. Sisuliselt on tegemist sarnase telikuga, nagu on põhitelik, mis on meil tiibade all. Ainus vahe on selles, et ninarattal ei ole pidureid. Ta on samamoodi üles tõmmatav, tal on amort, aga pidurid puuduvad. Põhjus nimelt selles, et kui me pidurdaksime ninatelikut, siis võiks väga lihtsalt kaotada lennuk juhitavuse rajal ja suurel kiirusel lihtsalt rajalt välja sõita. Seetõttu põhiraskus, mis langeb põhitelikule, ka seal on siis pidurid. Nüüd, kui me vaatame rehvi, mis on lennukil, siis tundub, et talverehvid oleks just nagu alla panemata jäetud. Aga lennuki rehvide puhul ei olegi selline ristipidine muster üldse oluline, vaid on ainult pikisuunast triibud, mis siis aitavad ära juhtida vett, kui meil rada peaks juhuslikult märg olema, sest suurtel kiirustel lennuk maa peal liigub ainult otse. Nüüd sellel ninarattal või õigemini sellel rehvil on üks selline huvitav omapära, selline serv, mis on väljapool ulatuv, see on mõlemal pool. Ja selle põhjus on nimelt selles, et kui minu siia selja taha vaadata, siis seal paistab lennuki mootor ja selleks, et siit esiratta alt õhku paiskuv veejuga ei lendaks otse läbi mootori, siis selleks on ninarehvil selline spetsiaalne serv tehtud. Lennuki kerel, eriti ninal,
võib tihtipeale näha mitmeid selliseid väljaulatuvaid kas toruotsi või selliseid pikki nii-öelda nagu keegi oleks mingisuguse traadi välja jätnud. Ei, see ei ole mehaanikute unustatud asjad. Nende kõikide taga on erinevad andurid, sensorid ja muud seadmed. Nimelt lennukil meil ei ole tavapärast pidomeetrit, ehk siis me peame kuidagi mõõtma seda kiirust, seda samust kiirust, mis tekitab lennukile tõstejõu. Ja selle jaoks me kasutame ära õhurõhku, ehk siis vastu tuleva õhukiirust. Seda toru siin konkreetselt nimetatakse piktootoruks ja see on üks põhilisi allikaid siis kiiruse mõõtmisel. Lisaks on siin minu käe all antud hetkel küll kinni teibitud ka sellised avad, sellised augud, eks ole, mida siis kasutatakse ka kiiruse mõõtmiseks, aga samuti ka lennuki kõrguse mõõtmiseks. Meil võib olla neid sensorid erinevaid, võib olla kohtumisnurga andur, võib olla jäätumisandur, temperatuuriandurid, aga samas mõned torud on ka lihtsalt selleks, et lasta lennuki kere sisepinnale tekkinud kondensvesi välja. Lennuväljal parkivatel lennukitel mõnikord võib näha, et nende samuste andurite ja katete ees on sellised punase ribaga korgid või siis on nagu siin kinni teibitud need avad. Ja need on nimelt selleks, et meil ei lendaks näiteks kärbsed nendesse ülipeenikestesse torudesse, mis siin andurite tööks vajalikud on, siis ei teeks sinna oma pesa või ei satuks sinna muud sodi. Nii, oleme tulnud lennuki kokpitti. Ja kokpit on siis see ruum, kust siis juhitakse lennukit. Mina istun praegu vasakul pool istmel, mis on traditsiooniliselt siis lennuki kapteni istel. Paremal istmel istub piloot, keda nimetatakse esimeseks ohvitseriks. Ja nende kahe piloodi ülesanne on tegelikult teha ühte ja seda sama tööd. Ehk siis nad lendavad lennukiga. Mitte niimoodi, et mõlemad korraga lendaksid, üldiselt lendab üks pilootidest ja teine siis teeb teisi ülesandeid, näiteks peab raadiosidet, jälgib mootori näidikuid, täidab lennuplaani ja muid ülesandeid, mis siis on. Ja kuna lennuk on väga kiire, siis lendamise mõttes ühel piloodil läheks lihtsalt suure lennukiga raskeks või kiire lennukiga raskeks. Ja seepärast ongi piloote 2 tükki. Nüüd, mida me siis põhilist siit kokpitist leida võime. Esmapilgul küll tundub, et igasuguseid näidikuid ja nuppe ja kõike on nagu jube palju, aga samas kui seda süsteemi natukene õppida, siis selgub, et need on tegelikult kõik üsna loogiliselt ja väga toredates kohtades. Kõige põhilisem, lennuki juhthoob on siis minu käes siin, mida ma praegu liigutan. See liigub täpselt samamoodi nii vasakul kui paremal pool, et selle osas ei ole vahet. Ja põhimõte on lihtne. Kui keerame juhthooba vasakule, siis kaldub lennuk vasakule. Keerame paremale, kaldub lennuk paremale. Tõmbame juhthooba enda poole, tõuseb lennuki nina üles. Laseme juhthooba alla, liigub lennuki nina alla. Aga nüüd tekib küsimus, et ma ju rääkisin, et on 3 teljest see lennuk liigutatav. Minu jalgade all on tegelikult ka veel pedaalid ja nendega ei anta gaasi, vaid need pedaalid liiguvad siis, kui ma ühte vajutan alla, siis tõuseb teine üles ja vastupidi niimoodi. Ehk siis see liigutab lennuki nina kas vasakule või paremale. Neid pedaale kasutatakse ka maa peal liikumiseks. Et kui maa peal autoga liikuda, siis autol keerame rooli. Lennukiga ei juhtu sellest mitte midagi. Vaid tuleb liigutada pedaale. Et tahame nina keerata vasakule, vajutame vasakut jalga, tahame nina keerata paremale, vajutame paremat jalga. Tekib küsimus, et kuidas siis lennukiga maa peal pidurdada. Pedaalid on meil selles suhtes erilised, et kui ma vajutan nüüd oma varba otsad alla, siis ta pidurdab. Ehk siis, kui ma surun mõlemad pedaali korraga varba otstega alla, siis see lennuk pidurdab. Et selleks, et liikuda, on vaja anda gaasi. Ja gaasihoobad, üks on ühe mootori jaoks ja teine on teise mootori jaoks, asuvad siin keskel tavaliselt. Mõlemad piloodid saavad seda opereerida, lükata. Et kui me lükkame gaasihoobasid edasi, tuleb mootoril rohkem jõudu ja lennuk hakkab kiiremini liikuma. Tagasi, läheb mootorilt jõud tagant ära, lennuk otseselt ei pruugi kohe pidurduda, aga tema hoog raugeb. Need on põhilised lennuki juhtseadmed ja mis on olemas siis nii väikestel kui suurtel lennukitel. Lisaks siit kokpitist võime näha siis mitmeid erinevaid lennuks vajalikke seadmeid. Olulisemad nendest on dubleeritud, näiteks vasakul piloodil ja paremal piloodil. Ees olevad seadmed on siis kahekordsed, nad näitavad ühte ja sama asja.
kõige keskel on asendindikaator, mis praegu küll näitab otse taevasse, sellepärast et tal ei ole voolu taga, aga lennus olles näitab meie lennuki nina asendit siis ja ka kallakut. Siis siin paremal pool on kõrgusandur, mis näitab meile, et kui kõrgel me oleme. Ja väga oluline kiirusandur on sellest asendindikaatorist vasakul pool. Samuti on siin paremal pool minu põlve all selline näidik, mis siis näitab meie tõusmise kiirust, ehk siis kas me tõuseme või laskume. Ja siin juhise taga on siis meie sisuliselt nagu kompass, et kuhu suunas me lendame. See on kõige põhilisem lennuki siis juhtindikatsioon, mida on siis piloodil vaja teada. Lisaks keskmisel paneelil me näeme mootori tööparameetreid ja neid on ka. Võib näha, et on 2 ühesugust, ehk siis vasaku mootori jaoks ja parema mootori jaoks. Meil on mitmesugused elektrisüsteemi indikaatorid, suhtlemiseks raadiod, siin all. Meil on olemas siis ka üks selline lüliti, millega siis saab lasta välja tiiva tagapinnas olevaid selliseid tiiva osasid, mis siis aitavad aeglasemal kiirusel paremini lennata, ehk siis tekitavad rohkem tõstejõudu juurde. On nupp, millega saab üles tõmmata teliku või siis vastupidi alla lasta. Ja lennukil sellistel suurematel on olemas ka siis autopiloot, mis siis võimaldab erinevas astmes siis lennukit kontrollida vastavalt niimoodi, nagu piloot seda seadistab. Oleme teinud tiiru ümber Eesti Lennuakadeemia lennuki ja vaadanud siis mõningaid põnevamaid kohti. Loomulikult ei näidanud ma teile parimaid saladusi, mida see lennundustehnika endast peidab. Ja selleks, et neid asju detailsemalt teada saada ning saada ka teada lennunduse veel põnevamaid saladusi, tuleb tulla Eesti Lennuakadeemiasse lennundustehnika õppekavale õppima lennukite hooldust ja tehnikat.